Kadri. Mis on? Mis sul on? Ma rääkisin su treeneriga. Alekseiga. Ta helistas. Leningradist. Tõesti? Mis ta rääkis? Ta ütles, et sa ei tohi mingil juhul Leningradi minna. Mida ta sellega mõtles? Mis seal Leningradis on? Miks sa ei saa sinna minna? Räägi! See oli sõja ajal. Ma olin 18 saanud. Ma olin Pärnus. Mind värvati seal sõjaväkke. Sakslaste poolt. Kõik ju võeti, kõik mu sõbrad ja koolivennad. Me olime kõik ühes rühmas. Varsti lasime jalga ja peitsime end metsas. Mul vedas. Sõja lõpul, kui venelased tulema hakkasid, sain ma välja tulla. Läksin Leningradi ja hakkasin oma ema nime kasutama. Ta ütles, et KGB käis sind otsimas. Nad ju otsivad kõiki, mitte ainult mind. Kuula mind. Sa ei tohi sinna Leningradi minna, see on liiga ohtlik. Ma lubasin, et ma ütlen seda sulle. Ma ei jaksa enam niimoodi elada. Kas sa saad aru, mul on selline tunne, et ma olen terve elu lihtsalt põgenenud millegi eest. Ma olen sellest väsinud. Ja selle asemel sa tahad, et sind kinni võetakse ja Siberisse surema saadetakse. Ma ei kavatse ju lasta ennast kinni võtta. Sa pead neid lolliks või? Oleks ma teadnud, ma poleks öelnud, et sa läheksid. Ja, aga mis siis lastest saaks? Mida ma neile ütlen? Ma ei tea. Ma ei saa neid alt vedada. Nad usaldavad mind nagu... Isa. Jah. Kas sa üldse tead, kui paljudel nendel on isa? Oled sa seda nende käest küsinud? Tooma isa on surnud. Marta oma ka. Vaene tüdruk hoolitseb 2 väikese eest, kui ema vabrikus 2 vahetuses tööl on. Jaani isa. Keegi ei tea, kus ta on ta elus või surnud. Nüüd siis veel vana isa. Ma nägin seda pealt. Ma nägin nende nägusid, kui nad kuulsid, et nende isad ei tule enam mitte kunagi tagasi. See ei olnud veel kõige hullem. Kõige hullem oli see lõputu ootamine. Asjatu lootuse tekitamine. Võib-olla selle pärast peaksimegi minema.